alustavad näiteks keskväljal siis Wisto Mavusi, üks suvine täiendus Narval number 48 ja alustab ka siis kapten Iiri, kes tegelikult siin viimastel aastatel on pigem ju olnud varumängija, selline võistkonna hing ja kapten, eks ju, et tema siis täna pingi peal, aga tegelikult pingil on ta olemas, Paide kuulutas ta sotsiaalmeedias üles nii-öelda varumängina ja füüsiliselt mees istub praegu pingi peal, nii et mees siin olnud ja arvestades seda, kui hästi Paidel on nüüd üleminekud toimunud, aga vaatame siin selle olukorra ära, Pedro Andrade ja veel on pall lahti ja 1-0! Paide saab palli võrgust välja võtta juba 4. minutil ja jäi edasi, vaatame kõigepealt siin vale sööt sealt samalt Victor Hugoolt, siis tuli löök Filatovilt ja tõesti Pedro Victori enda siis plokis see pall põrkas nii õnnetult Paide jaoks sinna, et sai siis palli väravasse panna Trans ja otsib Caprallil on päris palju ruumi siin vasakul äärel ja Tarmo Kink on talle sellise rolli siin leidnud, Capral läheb siin ühest meest mööda ja nüüd on Paidel olemas võimalus, Anier lööb, aga natukene keha alla jääb see pall tabamise hetkel ja ei saa korralikult jõudu taha, läheb pall väravast mööda ja seal on nüüd Iiri jäänud kasti pikali. Nii vaatame ikkagi väga lihtsalt läks siin Capral Ivanjušinist mööda ja kas siin Iiri sai jätkab sinna Caprali suunas, seekord Ivanjušin jõuab vahele, aga kes selle lahtse palli võidab siin Paide, kastis kukutakse Vile Vaiki, pall endiselt lahti, Sonja lööb, jääb see pall endiselt lahti Luts ja kuidas see pall nüüd põrkab niimoodi, et Zaharov saab suhteliselt mugavalt ka veel püüda, jala vahele ja viib hoopis Transi rünnakule. Mavusi jätkab ärre peale, seal on pall nüüd kastis ohtlikult ja jäävad seal vajalikud mehed ette Paidel, aga päris ohtlikult Trans sai taas tulla. Ja Transi pingilt ka treenerid ikkagi väga pall natukene tundus esialgu, et jääb madalaks, aga tuleb siiski sealt meestest läbi ja Barana võtab selle ära, aga nüüd on Paidel võimalus väga ohtlikusse kontrasse minna, Sonjal on ruumi oi kui palju, kas võtab seal kiirusega ette ise Sonja, endiselt Sonja, aga tuleb Zaharovilt oluline püüdmine, siin ei olnud nüüd Soolo väravast üldse palju puudu. Oma kasti juures Sonja sisuliselt tulema hakata ja Ivanjušinile ka väike pette ja natukene liiga täitsa valmis, aga vist päris viimased viimistused veel tehtud ei ole, nii et veel täna riietutakse seal vanades konteinerites, aga siin Sonja lähebki nende konteinerite poole ja läheb ka värava poole. Aga suurepärane sekkumine seal Transimeestelt ja Erik Santos võtakse see rünnaku alge sealt ära. Kogemust kogunud ja tasub märkida võib-olla, et Transis ta ei ole profilepinguga mängijana. Vaatame siin Sonja läheb ja on pall veel lahtine, Smirnov. Uuesti Sonja, aga ei saa siin korralikult löögile. Ehk siis Iiri puhul Filatov jookseb sinna ettepoole, aga teda praegu hetkel ei otsita. Ja targalt muidugi Trans tagant toob kaitses palli läbi ja võtab siit rünnaku välja Ivanjušin. Jõuab esimesena pallini, üritab seal Capralile eest läbi joosta, Capralil kollane kaart all ja väga hästi leitakse siin nüüd jätkud üles, aga natukene pikaks läheb see. Transimehed klaarivad, Tohvril viles uus ja avapoolaja ta lõppenuks kuulutab Narva Trans 1, Paide linnameeskond 0. 4. minutil Toomas Perdor-Totsi ja Kristo Tohver kuulutabki selle alanuks, nii et Narva Trans 1, Paide linnameeskond 0 seisult. Me seda poolaega alustame ja tõesti esimese poolaja jooksul päris palju selliseid mõttekohti ja vaatame siin Paidel on nüüd veel üks mõttekoht Chargeult. Nõuab Sonja, et talle tehti ka viga selle kampaania poolt, aga mäng jätkub ja Keero on siin nüüd teisel pool juba kastis. Keero lööb ja Chargeult on jalaga vastas, taas üks jalatõrje, aga taas üks suluseis ka veel Keerolt, nii et Keero kahes olukorras nüüd suhteliselt lühikese aja jooksul on Chargeult tema löögi tõrjunud. Kordust, selle nurga alt näeme hästi seda tõrjet, aga Sagumisse nurka tuleb sealt jätk ja tuleb 1-1. Tuleb 1-1, lipp jääb alla ja Paide saab oma viigi värava siit kätte. Selle sisse koksas ehk siis kaitsete
omavaheline koostöö. Ja nõuti siin küll suluseisu, aga kohtunikud nii väljaku peal kui videoekraani taga vaatasid selle olukorra üle. Mänginud, kus seis on viigis. Trans läks juba 4. minuti alguses seda mängu juhtima. Aga siin Filatov saab palli kätte, võtab vasaku jala peale, tõstab tagumise nurga suunas, aga natukene siiski meeter 2-3 väravast mööda. Charger siiski saab siin Nikita Baranov korraliku peavesu Tarmo Kingilt, tundus selle olukorra järel. Pikk pall ette Chargert. Sonja Tšabartehi suunas, aga küljevõrku, vaid seda tagumist võrku see Tšabartehi löök sahistab, mitte siis seda võrku, mida ta sahistada tahtis. Näeme kordust ka. Jõudis kenasti löögile ja löök tuli päris tugev ka, aga sealt rünnakust rohkem asja ei saanud, aga kas saab siit Narva vasturünnakus? Nii saab, säilitab siin palli Velijev. Endiselt tema palliga teisel poolel natukene varju jäänud Velijev kuni selle olukorrani, aga löök lendab siiski natukene märgist mööda. Seletamas, et kas seal mille eest anti, miks anti ja kuidas oleks tegelikult pidanud andma, kui siin Padamoosi kasti tagant saab löögile, aga saadab selle palli natukene väravast mööda. 1 või 2 vahetust siis Transil ka tulemas, paistab, et Tootsi Pesikirskis. Uus pall kasti seal tagumises postis on Velijev ka täitsa üksi, aga Velijev natuke ebamugavalt tuleb siit jätk! Jaa! Aga küljevõrk siin juba pool Transi võistkonda ka tähistas. Pealtnäha lihtsate söötana puhul Žuravljov nüüd viib edasi. Pall on nüüd Paide Karissalas, kas siit tuleb Trans mööda Chargeust ja väravast mööda. Suluseisu lipp ka püsti. Imo Himets on nüüd, kui tunnet lõpuks parandab, aga no vaatame, kõik tegi väga hästi ära. Mööda Charger oli täiesti mängust väljas juba ja nüüd on kõik. Trans Paide 1-1 kindlasti parem uudis Transile, kui on see seda Paidele. Varakult sai Trans seda mängu juhtima 4. minutil juba, siis Toomas Bertotsi viis kodumeeskonna juhtima ja lõpuks siis suutis viigistada Paide Pedro Andrade värav.